Tšau, tere tulemast tagasi meie videosse. Meil on jälle õhtu käes. See on viimase aja mingi trend, et me alustame videosid üsna hilja õhtul. Ma just filmisin tegelikult ühe kolmapäevase video, milleks on see disain siin, aga ma praegu ei näita, et seda näete eraldi siis nüüd tööprotsessi. Aga kuna ma olen täiega töölainel, nagu näete, siis me mõtlesime, et me teeme oma järgmise projektiga ära siia stuudiosse ja kohe näitan siis mida. Nagu eelmises vlogis ütlesin, siis siia taha nurka tuleb selline mõnus Steveni nurk. Ja selle jaoks oli mul vaja väiksed vaheseinu. Siia palgi alla väikest vaheseinariba ja siis selle tagumise seina poolde seina. Ja ma olin valmis seda täitsa ehitama nagu väikest sükest seina osa. Aga nüüd mul tuli veel parem mõte. Nagu te teate, me oleme hullud taaskasutajad ja igast nupukaid lahendusi mõtleme. Ja mul tuli siuke mõte, et kasutaks ära mingeid asju, mida ma leian siit talust. Ei hakkaks uut seina ehitama ja me leidsime ühe vana redeli, millest teeme ühe siis seina. Ja teine on veel ägedamisi. Nii, see on siis see vana redel, millest tuleb üks kõhuline sein. Ja siin Jimmy abiga valmib teine. Ja see on, ma olen üsna kindel, et see on vana hobuse vankri külg. Mille me leidsime siis kuuri alt. Ja mulle tundub, et on, ilmselt on hobuse vankri külg. Ja selle jaoks, et mitte lihtsalt vanu asju ära visata, siis meile meeldib neid taas kasutada. Ja niimoodi jääb ajalugu meie ruumidesse ka. Must see oli täitsa tore idee, nii et mul on usku, aga need tuleb nüüd mõõtu lõigata. Mida mõõt oli? 186. 3. Võib-olla oli 183. Ma ei tea, mis 186 oli. Mis see teine siis oli? 196 oli teine või? Mõõt. Vist oli, jah? 195. Et jah, mis siis? Aga ma ka ei tea, on rasa ju. Kuuega. Mul on kõik lubatud. Ühesõnaga, niuke vahva projekt. Ja kiire ülevaade siis ka. Te olete aru saanud, et iga asi, mida me teeme, siis vahepeal on mingi hull segadus. Asjad. Aga siin saab jälle korda, siin on bussiiste praegu katusel. Aga, nagu teate, siia ruumi tegelikult oli ju planeeritud baar, nii et baari lett valmib. Baari lett on siis tuleb sellisest paksust servamata laudisest. Niuke, väga äge. Ja kuna meil on siin alumine lett ka, et see tuleb kahekordne, et siis siin saab nii-öelda hakata jooke valmistama ja asju ja see on siis ülemine barilett. Ja Jimmy on täna tegelikult selle projektiga siin majandanud sel ajal, kui mina oma disainseina tegin. Aga nüüd ta tuli mulle appi nagu ikka, sest see on väga minulik, et mul on vaja kogu aeg abi. Kas siin täirib ka, et ma kogu aeg võtan sind sinu töödest ära ja palun abi enda asjades? Vahest. Ma olen aus. Aga praegu? Praegu mul ei ole mingit materjali selle edasi teha. Mul on praegu mõte kinni, siis ma pigem teen seda. Praegu sa tulid väga entusiastlikult mul appi. Ma olen väga tänulik sulle sellest. Mul on seal tehtud nii palju on, sest ma pean mõtlema, mis materjaliga ma edasi töötlen. Ja samas, kui me saame täna need seinad paigaldatud, siis homme saab hakata värvima seal. Oh jee. See on lemmik. Jah, mis jee, seda ma tean, sina tahad värvida. Me saame mõlemad värvida. Ma ei tea, kuidas mul see lae värvimine on, aga vaatame. Maski paned ette, ma annan sulle oma maski ja seal sees saab prillid ka olla, et sa vaata lapsele seda värki. Äge. Äge. Klambrid on siin kinni. Üks siis väiksem sein on siuke. Niimoodi läheb. Vahet ei ole. Ei ole, see ruum on nagu nii niuke, ei ole midagi loodis. Nii et siin on siuke. Et seal siis oleks siuke eraldi toa tunne. Veidi.
hommikust. Tere hommikust. Me lähme trenni. Kell on mingi 8 läbi, laupäeva hommikul. Miks sa muga trenni teed? Et vaadata, kuidas sa trenni teed. Ja et sa sünnitama ei hakkaks. Mul viimased päevad ei ole kõhu see tervis väga hea. Ja siis ta igaks juhuks tuleb minuga täna. Juhuks, kui mul on köhvi, seal ei ole kedagi, et siis... Aga äkki mul ei ole köhvi, äkki mul on väga hästi. Trenn on tehtud. Ja kaart on pikendatud. Et saaks veel trenni teha. Aga ma vist eelmise videos jagasin. Ma eelmine kord tahtsin seda pikendada, aga selgus, et selleks pidi kaart kaasas olema, et seda pikendada. No, nüüd sain. Nüüd poodi apteeki. Sest mul on vaja magneesiumit, sest muidu ma krambitan. Ma nagunii krambitan, aga trenn näeb veel rohkem jäänud krambi. Aga tuju on hea. On. Trenn teeb tuju jääks alati. Väsimus on ka. Nagu oleks just üles tõusnud. Nagu oleks just trennist olnud. Nagu oleks just trennist olnud. Üles tõusnud. Käisime poes ja apteegis ära. Aga ma tean, et kolmapäeval tuli üles video, et mida me eelmisel nädalal siis poest ossime. Meie nii-öelda varude video, aga nagu ma ütlesin, siis iga nädal me tegelikult käime ikkagi poes ja ostame mingid jooksvedesse juurde, mida vaja on. Jimmy kohe näitab, mida me sel nädalal ossime. Ma tean, et poes läks 17 €. Ja lisaks me käisime apteegis ka. Liinerid. 3 tükki pakis. Või kotis. Siis maamehe suitsusink saatsi jaoks. Õunad. Küpses. See pole kapsas, see on jääsalat. Jääsalat. Ja jääsalat selle salati sisse. Ja banaan. Ja olid odavad. 100% võiga. Croissandid. Tegelikult seal on 2 pakki croissant ja 1 pakk võiroosi. Okei. Nii et sellised asjad ossime 17 € juurde. Ja lisaks nii-öelda, mis kui oli lähe meie majapidamise arvestusse, lihtsalt näitan, ossin magneesiumi, sest rasedatele vaja magneesiumi võtta, eriti mõtlen, kui ma trennis käin, siis mul jõhkralt jalad krambitavad ja Rasmusel sai valuvägist 1 päev otsa, igaks juhuks varuks ossin. Tere hommikust! Kass on süüa saanud või? Rebel ei ole süüa saanud, teised on saanud. Kuidas magasid, Andreen? Täitsa hästi. Mis kell tuli teile? Öösel. Mis kell? No 3. 4. Tänane plaan on töö mõttes teha seda, et stuudio tuleks ära värvida. Nii palju, kui seal siis valgeks läheb. Värvin värvipüstoliga. Reaalselt ma iga päev mõtlen, et kuhu see kõht veel mahub. Ma olen 7 kuud rase ja mul on ikka täitsa suur kõht. Kuigi see on huvitav, et see ei ole nagu oluliselt suurem kui teiste inimeste kõhud või üldse mitte, et palju osad on veel suuremad kõhud kui mul sinna. Ma mõtlen, et nagu ja saigi värvitud. Lisaks siis seintele Jimmy värvis ka selle kapi ära. See kapp näeb niisugune vanaaegne välja, aga see tegelikult ei ole, et see on ikka uus kapp. Akna taga kolises. Uus kapp, et sellepärast mul ei olnud väga kahju teda värvida, lihtsalt see tumepruun meie koju siia ei sobinud. Ja see tumepruun ei olnud ka üldse puidu mingi loomulik toon, see oli vist immutatud ja see oli ka hakanud juba maha tulema mitmest kohast, nii et ei olnud väga nagu ilus. Aga ülejäänud tuba siis. Need on siis need ägedad seinad, mida me ju eile alustasime. Ehk siis see vankri ääris. Et nüüd jääb ta lihtsalt siuke õhuline sein. Ja vana redel. Samas see on väga äge efekt. Ja selline. Ja sinna seina sai siis siuke äge disain sein. Aga selle õpetust, kuidas seda ma algusest peale tegin ja mis selleks vaja oli ja kuidas see kõik sündis, seda näete kolmapäevases videos, et kolmapäeval tuleb siuke eriõpetuse video selle seina kohta. Sellepärast ma pikalt sellel seinal hetkel ei peatu. Nii lahe. Nüüd mul on juba tunne, et miks ma tapeeti ostsin, kõik on ilus ja valge. Aga tegelikult ikkagi seinad
ma tapeedin ära. Ja see tuleb lõpptulemus väga-väga äge. Ma juba täiesti näen aknalema liist ja kõrkega. Võt, tänane töö siin ruumis on tehtud, see peab kõik nüüd ära kuivama, enne ei saa siin midagi edasi teha. Sai värvitud, tekkisid väiksed tõrked, poldid olid, või mutrid olid nõrgasti kinni keevitatud, või mitte keevitatud, vaid keeratud. Ja siis, kui hakata värvima selle asjaga, siis... See kompressor lõi seda värvi üles ja see voolik hakkas lahti tulema ja kõik pritsis sellelt kõrguselt, oota näitab minu veel kuga. Ma olin ka seal ruumis, ehk siis mu riided ja jalg on ka kõik nagu see külg. Aga ma jooksin välja nii kui pritsima hakkas ja nii refleks oli välja joosta, et Jimmy läks muidugi pani selle kinni. Nii et niisugune toredus siis. No, tänane tööpäev on läbi või? Mis siin nüüd edasi? Ma nätsutan ebaviisakat, aga ma natuke tunnen nagu minestus on, siis ma võtsin hästi kanget nätsu. See aitab. Ma käisin just duši all ja ma ei saanud oma jälgu puhtamaks. Ma üritasin duši keeliga ja siis veel kehakooriaga. Natuke läks vähemaks, aga mitte olulisi. Nii et mind võib nüüd farmaatsia läks jälle tutsuda. Väga kena. Aga nüüd... Ja ütleksin, see on niisugune kehamaaling. Keegi ei saagi aru. Ja ma mõtlen, see läheb bluusiga nii hästi kokku, et tundub, et nagu see peaks olema. Keegi arvab, et mul mingisugused hüperfancy suhkad jalas suvel. Kas meil võti on auto võti? Jaa, minu käes. Aga üldiselt me läheme praegu natukene murka. Murka õue. Tule õue. Me läheme natukene seikleme ringi. Täpselt ei teagi, kuhu läheme. Käime vist kõigepealt Kärdla sadamas, Andrean on tööl, vaatame sinna ja siis mõtleme edasi. Sest tegelikult tahaks lihtsalt puhata ja mängida. Et teeme ühe paari tunnise tiiru kuskil. Oleme õues, naudime ilma. Jõuab tööd teha küll. Jimmy tegi nii tublisti selle kopaga, vedas tillustikku täna näha. Aga ma pean ütlema, et mina eile töötasin ka selle kopaga, nii et see on täiesti rasade sõbralik kopp. Jah. Ma mahtusin sinna oma kuhuga ja see üldse ei olnud midagi nii jõstrat, et see oleks mulle liiga. See on siis üleskutse rasedad, kui teil pole midagi kodus teha, siis rentige kopp ja kaevake. Mul on 2 mütsi peas. Mul on 2 mütsi jah peas. Ma võtan tooli ka. Oota, aga Volvos on Ma sul tool ju? istun ette. Ma istun siia. Siis teed ette või? Sa istud taha või? No, mis ma pean taha istuma, jah? See väike härra, kes istub ees. Millegi pärast tagumine kojamas töötab. Kuidas see kinni läheb? Sealt lähebki kinni, jah. Nüüd kõik kojamas. Oota, ma oskan. Oota. Okei, see peab kinni mõnda akna peale jääma või? Vaata taha korra. Jaa. Teie, me tulime laevaga sõitma. Teate, mis laevaga või paadiga teab, mis või? Vesijatasega. Vesirattaga. Vesijattaga tulime sõitma. Andron, kes sinu kõige toredamad kliendid on? Kas siin on küsimust? Rahvas tahab teada. Saab isegi kaardiga maksta. Ja tahaksime teada, kas püsiklientidele tekib ka ühel hetkel mingi soodustus või mingi boonuse programm? Minu teada Kus mul mitte. see teine kaart on? Ei tea. Võib-olla sa pead uuesti igaks seadistama. Järsku kadus ära niimoodi. Kõik raha kadus ära. Andren piksutas su kaardi läbi ja kõik raha kadus ära. Ei, mitte päris. Tegisin juks-anks-onks ja siis mul üks telefonist üks kaart kadus ära. Piks ära läinud. Jah. Selline tunne, et siuke film on juba olnud korra selle suve jooksul vähemalt. Vähemalt korra. Vähemalt korra. Me teeme seda, taaskasutama seda sisu. Midagi näidata pole, siis teeme samu asju. Tegelikult see on väga tore. Aga vesirattaga pole teie sõitnud? Ei ole jah, eelmine kord sõitsime paadiga. Seekord proovime siis vesirattaga. Ja kohe. Aga rahvas tahab veel teada, Andren, et mitu korda sa oled sealt kai pealt või siit kai pealt vette kukkunud? Neid vaataja väljaandes ja ette valmistades. Vette kukkunud Jah, ei ole.
küll, aga ma olen ära uppunud jalgadega sinna sisse. Okei, et jalad on Ja ühe käinud. korra on Jimmy seda uppusega. Tema süü. Nice. No, see on Rasmus, vaata, et sa ei kuku nüüd kuskile. See on nüüd piisavalt ämblik võrguvaba. Palun, Nasti tõusõigus. Yes. Sai vesirattaga sõita. Päris äge oli. Ja nagu jalgrattaga vee peal. Kuju. Klienditeeni ennast nüüd sellega. See on parim klienditeenine. On küll. Tulge kõik sõitma siia. Suppiga ja vesilavu. See on mingi hea vaba veetmisaeg, et vesi jalgrattaga tulete 4 tükki, saab pardale minna ja siis No see oli küll äge. 4 on nagu paras. kõige targem võtke siis omale padi känt, et kui hea selle uni tuleb. See, kes ei sõua. 2 tükki sõuavad, 2 tükki nootlevad. Väntlevad, jah, väntavad, jah. Et siis on lihtne. Andrei paneb oma putka kinni. Kell on 8. Kus sa tulid? Tule, Murka, tule. Me tõime esimest korda Murka mere äärde ja mul on tunne, et see võib olla tema elu esimene kord üldse. Tule. Me viisime poisid koju. Andren ja Rikko läksid õhtusööki tegema ja Rasmus tahtis ka nendega jääda. Ja nii kui me koju läksime, ukse lahti tegime, nii Murka puges autosse, tahtis minna kuskile ja me tõime ta mere äärde. Ta on nii õnnelik. Murka, kus sa oled? Kus sa tulid? Nii palju lõhnasid ja kõik on hästi, nii tore on mere ääres. Ja ma tulengi. Murka esimene rannaskäik on tehtud. Sõidi tubli. Esimese hooga ta kohe läks autost välja. Jooksis ringi, nii nagu ma enne näitasin. Läks vee äärde ja igale poole oli hullult õnnelik. Aga siis sõitsid mingid mootorratturid mööda ja siis ta hakkas kartma. Kõigepealt puges auto alla peitu. Ja siis siin kõrval olid mingid kämperid selle karavaniga. Ja neil oli ka koer ja siis ta läks sinna uudistama. Aga muidugi kumbki neist ei aukund ega midagi. Et järsku vaatasin, et oli seal naabrite juures. Ja nüüd sõidame koju tagasi. Aga ta oli tubli. Ta istub seal. Ja me sõidame aeglaselt. Me ei kihuta. Me oleme siin kodu lähedal kohe rannas. Aga ei, väga äge. Tegelikult on tore, et ta tuli ju. Sai ka natukene. Kas ta peab niimoodi ampsua peal hakkab marjutama, vaata, siis ta äkki julgeb rohkem, et ta ikka kardab hästi palju sellist. Mina panin nüüd just oma ehitusriided selga, oma värvise pluusi ja lillelised püksid. Ja meie sinuga, lisaks ma haarasin, ma olen enne öelnud, et ma kasutan köögiretikuid lapina ja mul ongi siin mõned, mis on niuksed, ma ütlen plekilised, mis ei lähe enam puhtaks. Need ma võtan omale kaltsuks, sest me lähme sinuga tapeeti panema. Me proovime siis ühe tapeedi 2 vähemasti seina saada täna stuudios. Vaatame, ma ei ole mingi eriline hea tapeedipanija, aga kuna te olete palju küsinud, et kuidas ma seda teen, siis ma näitan teile. Muuhulgas ka, kes mäletab, meil oli siinkohas oli enne suur killustikunnik, kus otsas Rasmus mängis ja üldse hästi palju prahti. Ja nüüd on siin väga lage ja poisid laotasid selle killustiku kõik ilusti ära siia hoonete. Et nüüd siin on lõpuks ometi ehk mudavaba ja ilus ja lage. Esimese asjana tuleks välja otsida liim ja lugeda instruktaaži, et kuidas see kokku segada. Mina sain siit teada, et mul on vinüültapeet sileda tagapinnaga ja 4,5 liitrit vett on vaja. Et segame kõigepealt siis liimi valmis. Nagu ma juba enne mainisin, siis ma ei ole üldse mingi tapeedikuru, aga ma olen paar korda elus enne ikkagi tapeetinud. Üldiselt on nii, kui liim on valmis segatud, siis peaks liimil laskma mõne minuti seista. Tegelikult on karbi peal ka täpne õpetus ja seda on väga lihtne segada. Aga lihtsalt mõni minut, et ta seisaks, ta läheb alati paksemaks veidi ootaja. Jimmy ja Rikko teevad väljas tööd, kui te saagimist kuulete. Nad ehitavad paari siis üle järgmises ruumis. Aga tapeeti ma alati eelistan fliis või vinüültapeeti, sest neid on oluliselt lihtsam minu arust seina panna. Sest nende liim pannakse otse seina. Minul siis on fliistapeet, fliispõhjaga. Ja lihtsalt ütlen ära, et fliistapeet, kõik, kes on küsinud. See selles mõttes, jah, võib-olla kui ma katsun, ta tundub veidi siuke teistsugune materjal, aga ta ei ole fliis nagu sõnast nagu riidefliis. Et nagu pusa ei ole seinas, on ja, kui sa paned fliistapeeti, lihtsalt et ta ei ole pabertapeet, see on siis mõte, et see tapeedi taga külg, mis jääb liimi külge,
või liimi poole ei ole siis päris paberist tehtud. Ja mis nende vahe on siis tõesti see, et vinüüli ja friistapeetide puhul pannakse liim seina ja kuiv tapeet sinna liimi peale, seda on palju lihtsam panna. Ja ma panen seda otse rullist, ehk siis ma ei lõika paane ette, ma näitan sulle varsti. Selle jaoks on vaja ka nuga, teravat nuga. Minul on niisugune see ehitusnuga, mis käib välja, aga see sobib ka täiesti tavaline kodunuga, mis ei oleks sakiline ja oleks seinaga. Lisaks liimi panemiseks siis pintsel, seekord ma ostsin, kuna mul on 2 liimi või 2 tapeeti vaja panna, et ma vahepeal pesen selle ära. Liimipintsel on taaskasutatav, kui sa selle korralikult ära pesed. Ja muidu eelmisel korral, ehk siis külaliste toas, ma panin liimi seina täiesti tavalise selle pintsliga, mingi laiema värvipintsliga lihtsalt. See on ka fine, aga selle liimipintsel, mis on niisugune pontsaks, võtab rohkem liimi peale. See tähendab, et ma pean vähem kordi, paneme seda sinna tünni ja siis saan pikemalt seina panna, mis mulle täna teeb nagu elamise lihtsamaks, sest mul on suur kõht ja mul on natuke raske kükitada seda liimi võtma. Aga see ei ole kallis. Bauhofis maksis see liimipintsel 2 eurot. Praegu vist selle mingi kliendikaardiga muidu oli äkki umbes 3 ekas. Ja lisaks mingi kalts. Tegelikult meil on kuskil see päris siuke kummist selline 3-nurkne, ma ei tea, mis selle kohta öelda, ma ütleks tapeedispaatel, mida saad siis niimoodi üle tapeedi siis õhumullid välja, aga minule ei meeldi sellega teha. See on meil olemas ja võib-olla meil on isegi 2 tükki. Aga ma ei tea, ma ei tunne nagu sellega hästi. Ma tahan, et sellepärast ma võtan vana köögirätiku, ma tahan nagu tunda, ma tahan selle üle teha ja ma tahan käe all tunda, kus see õhk on. Ja minu arust on niimoodi lihtsam, kuigi võib-olla kellegi jaoks on see rohkem kilpese töö. Ehk siis tegelikult sul ei ole väga midagi vaja. Seina, mida tapeetida, tapeetiliimi ja midagi, millega siis liimseina saada. Sääsk lendab ja see kühvelihari kukkusid praegu maha. Nii, aga siis hakkame pihta. Kõigepealt ma liimin laiemalt kui 1 paan, et paanid on alati tapeetidel on ühed samad. Võib-olla veel kiiresti seda, et miks mulle see pabertapeet ei meeldi, kus juures mul teine tapeet siis, mis ma täna panen, on siis friistapeet, aga teine tapeet, mis läheb siia puhkeruumi ongi või puhkenurka ongi pabertapeet. Ja selle miinus on see, et sel juhul läheb liim otse, et tuleb paanid valmis lõigata, liim läheb otse kõigepealt tapeedi taha. Ja siis see liimine tapeet tuleb panna seina nii nagu vanasti pandi, aga see tapeet hakkab kohe venima, kui ta nagu läbi liguneb. Ja see on palju sellisem rokkasem ja keerulisem tegevus, ehk siis mulle ei meeldi üldse pabertapeedid, aga lihtsalt ma valisin mustri järgi, seega ma pean sellega leppima, et see on seekord siis pabertapeet. Muus mõttes hinnavahest, minu arust mingid hinnavahet ei ole, must täna on kõik tapeedid, on odavotsa tapeet, on kalliotsa tapeedid, minul on mõlemad pigem siis odavotsa tapeedid, eriti see friistapeet on nagu väga odav tapeet, sest ma lihtsalt valisingi odavate vahel, sest see läheb siia stuudiosse, ma ei tahtnud siia palju raha alla panna. Võt nii, kuule, aga hakkame pihta. Ühesõnaga liimin seina siis laiemalt kui 1 paan, selle jaoks, et ma ei peaks pärast täpselt sealt tapeedi kõrvalt hakkama nagu liimima, et siis liimin paani jagu ja siis umbes pool paani veel, et siis pärast saan jälle laiemalt liimida. Ja panen otse rullist seina, lõikan alumise otsa ära ja niimoodi lähen. Ja liimi tasub alati panna hästi nagu pigem rohkem, sest tapeet tahab pigem nagu palju liimi, et kuivast kohast nagu laseb ennast lahti mööda seina pealt. Eks midagi keerulist ei olegi. Kui ma olen paani ära pannud, kõigepealt teen käega üle. Kui kuskilt jääb mingi äär lahti, siis võtage lihtsalt lahti, pane pintsliga liimi juurde ja pane kinni.
rätikuga ma siis pigem teen nagu külje pealt külje peale ja tõhumullid ja üleliigne liim, kui vahest jääb kuskile mingi klump liimi, tuleksid külje pealt välja. Ja olen varem öelnud, et selle mustriline tapeet on parem nendele seinad, selles mõttes sa võid seda igale poole panna, aga eriti need seinad, mis on ebatasased, meil siin on väga ebatasased, ebaühtlased, kõik kipsplaadid on erineval kõrgusel, siis kõik ebatasasused jäävad vähem märgata, kui sellel tapeedil on muster. Nii et sellepärast ma valisin ka siis mustriga tapeedid sel korral. Mitte pigem siis ühevärvilised, sest sealt on ebatasasusi rohkem näha. Siis alumise otsa täitsa nagu selles mõttes panin nii palju kui panin ja suvaliselt lõikasin alt ära. Suvaliselt selles mõttes, et põranda äärest, aga nagu ma ütlesin, meil ei ole need sirged. Ja see, et see nüüd ei ole siis nagu sile ja sirge päris saar, see on täitsa okei. Sest ma pean vaatama, kust alt see mustrisse läheb, et järgmisel paanil ma pean lõikama nii ülevalt kui alt. Tulin lihtsalt tere ütlema. Jõudu teile tööle. Aitäh! Jimmy käis akna taga tere ütlemas, nii armas. Ja kuna ma üles ja alla panen liistu sellel ruumil pärast, siis ma üldse ära muretse. Nagu, ma tean, et eestlased on hullud muretsejad, mina ka muidu. Aga ehituse juures ma üritan võimalikult vähe muretseda, sest ma ei taha, et see tekitaks mulle stressi. Ma tahan, et see oleks pigem stressi maandav. Nii et kõik asjad, mis on ebatasased, kus jääb mingi ülemine äär, et ei jää ühtlane kõikidel paanidel, see on täiesti okei. Lõpuks panen valge liistu sinna peale ja see jääb ikkagi ilus ja tore lõpptulemus. Nüüd vaatasin ära, kuidas mustrit leida. Tavaliselt ma teen nii, et ma leian mingi kindla koha. Näiteks siin ma leidsin ühe kindla kivimustri koha, mille ma leian iga kord ülesse, mida on lihtne sobitada. Ehk siis ma juba tean praegu peale vaadates, kuhu kohta peab see järgmine paan minema ja panen ta nii pikalt, nagu ta lõigatud on ja lõikan siis peale seina panemist ülemise ära ja alumise ära. Ühesõnaga, läheb temaga üsna lihtsalt. See ei ole üldse keeruline töö ja üksi on täiesti okei tapeeti panna. Eriti hea on muidugi siis, kui on niisugune ehitusruum, kus saadki ülejäägid maha visata ja kõik, mis läheb maha. Kui sul on niisugune ruum, et seal on juba põrand pandud ja kõik on ilus ja lihtsalt tahad näiteks tapeeti vahetada, siis soovitan ikkagi põrand ära katta. Kas näiteks paberiga või ma ei tea, ajalehtedega, mis iganes sul üle on, millest ei ole kahju. Kui sul on palju mingid toidu, neid poekotte paberist näiteks tõmba lahti ja panna laota need maha, et see ikka liimi kukub ja midagi läheb maha, et ei rikuks ära. Nii ja lõpptulemus siis selline. Läks kiirelt. Seal on siis vahesein. Ja siia nurka ma ei pannud, siis siia tuleb teine tapeet. See tume tapeet, mis seal maas on, aga seda ma täna ei pane. Ja siia seina pannud. Tapeedi. Nüüd siuke ruum sai. Ja nagu ma ütlesin, siis äärte pärast mul see muretse, et kui äärtesse tuleb liist, siis on täiesti okei. Mida ma soovitan on siis kõik elektriseadeldised. Kuna siia ruumi oli elekter juba veetud, siis siin on see harutoos,
ja põhielektrijuhe, et need saab lihtsalt lasta siis seina pealt lahti ja pärast uuesti seina kruvida, et sinna alla saab tapeedi ära panna. Võib-olla kokkuvõtteks veel viimane soovitus siis tapeedi panemisel on see, et alati vali õige liim. Me oleme korra selle vea teinud. Siin jälle teeb seal värvi mingit segamist. Korra oleme selle vea teinud, et pabertapeedi liimiga proovimisime panna fliistapeeti ja see oli järgmiseks hommikuks maha kukkunud. Me mõtlesime, et tapeet on või see liim on liim, vahet pole. Aga oli küll vahe ja tapeet lihtsalt kukkus seinast maha. Nii et alati vali õigele tapeedile õige liim. Tapeedi peal on alati kirjas, mis tagusega tegu on. Liimi kõik variandid ja valikud on poodides saadaval ja sama hinnaga, nii et ei ole vahet, millist liimi sa ostad, et osta alati õiget. Aga muus osas ma soovitan lihtsalt katsetada, lihtsalt proovi. Ära kunagi jätta selle pärast remonti tegemata, et sa ei oska või sa arvad, et sul ei ole selleks raha. Mõlemas saab mööda vaadata, nagu meie seda teeme. Ühesõnaga, aitäh, et sa tulid. Ma tänaseks lõpetan siin selle vlogi ära. Näeme järgmisel nädalal. Siis kindlasti on juba edasi läinud ja äkki näitan teile järgmises vlogis ka, kuidas ma seda vastikut pabertapeeti panin. Tšau ja tule jälle tagasi!